armas Noorteakna podcasti kuulaja, mina olen Lisett Liiv ja asendan siis teie reeglipärast saatejuhti Gretet, kes hetkel pisut eemal viibib. Ja kuigi lobisemine ei ole mulle võõras, Killu teab, siis, ja seda seetõttu, et ma olen olnud õhtu- ja päevajuht erinevatel üritustel ja alustasingi tegelikult siit samast Anne Noortekeskusest, kus me seda podcasti lindistame ka. Siis mul on ikkagi siin skript eest ja siin skripti pealt ma saan lugeda vist kõige lahedamat Eesti tüdruku nime, keda ma tean. Killu Kolsar on meil külas. Tere! Nii tore kompliment. Ja kas sa oskad arvata, mis lugu mulle sinuga meelde tuleb? Tead, kui sa enne, kui kaamera käima läks, siis ütlesid, et sul on lugu, aga see ei ole piinlik, siis ma ei nagu, okei. Mul ei ole selliseid lugusid. Ja ma ei nagu, et okei, see võib piinlik ka olla, aga et okei, Lisett teab mind gümnaasiumist, me olime õpilasesinduses koos, aga mis lugu, ma ei oska sulle öelda täpselt. Nii et ma hea meelega kuulan ise ka. Ja mõned aastad tagasi ma oleks saanud siis Killut enda koolikaaslaseks kutsuda ja mulle tuleb tegelikult meelde see, kui me õpilasesindusega korraldasime siis mingisugust palli või midagi kuskil ja Killu oli siis minu meelest õpilasesinduse president ja ma tundsin ka tol päeval, et ma lõhun täna midagi ära, et nagu midagi läheb minu pärast veits metsa ja ma lõhkusingi, me tassisime mingit kappi ja kuju kukkus akna sisse ja ma räägin seda lugu sellepärast, et see väga näitab nagu Killu olemust ja seda, kuidas ta juba noores eas nagu väga täiskasvanulikult asju lahendas. Ja ma mäletan, ma seest läksin nagu appikene, et noortele usaldatakse ja üritatakse välja mingisugune nagu ajalooline hoone, on ju, ja siis ma lõhun seal akna ära. Õnneks niimoodi vist päris ei olnud, et tuult sisse tuli. Aga Killu jäi nii rahulikuks ja ta hakkas kohe lahendust otsima, ta ei hakanud närvitsema, ta pigem naeris olukorra üle ja otsis lahendust. Et kas sa oled kogu aeg niimoodi osanud probleeme lahendada või? Tead, kui sa praegu rääkisid seda lugu algus, ma ei nagu, oota, mis asi meil katki läks? Kus kohas poskas? Kas tõesti? Siis ma tean, et see oli EOS-is ilmselt, on ju. Ja siis mul hakkas nagu midagi koitma. Ja tead, ma arvan, et ma ei ole alati osanud niimoodi reageerida olukordadele. See on pigem nagu ajast tulnud pluss. Ma ise tunnen, et kui ma olen juhtivas keskkonnas, kui ma pean olema selles juhtivas rollis, siis minul on palju kergem jääda rahulikuks, sest ma tean, et teised inimesed sõltuvad ka minust. Et kui ma olen nagu ainult iseendaga, ainult mina vastutan iseenda eest, siis võib-olla tekibki see, et mida ma teen, kuidas ma käin, aga teiste ees on justkui see vastutus ja see tunne, et okei, ma tean, et ma tahan olla see liider siin ees, ma ei taha, et nemad närvi läheks, sest tegelikult saab kõik korda alati. See kõik on, nagu mingi aken läheb katki, okei, me leiame selle raha, maksame kinni või parandame ise ära. See on tegelikult täiesti tühine suures plaanis. Et ma arvan, et just see teadmine, et sa nii-öelda aitad teisi ka sellega, kui ise rahulikuks on see, mis on aidanud palju. Ja Killu natuke enda jutuses mainis ka, et kui ta on olnud juhtivas rollis mingis meeskonnas või ka meeskonna liige, et sa oled väga paljude gruppide liige olnud ja juht ka, võid parandada mind, kui ma eksin, ja kasutan jälle enda spikrikest. Nii palju, kui ma sind Instagramis ka natukene ikkagi jälitanud olen, on ju enne seda podcasti, siis ma tean, et sa olid vahepeal ühe bändi assistent või oled siiamaani? Kas sa mõtled Mando Terrorit või sa mõtled Träädet Äkki? Jaa, tegelikult ma olen 2 bändiga isegi niimoodi koostööd teinud, et Träädet Äkkiga ma tõesti olin nende siis merchi, ehk siis nende fännitoodete osakonna nii-öelda juht võib nii öelda. Et ma aitasin neil e-poega toimetada ja sealhulgas eelmine suvi ma siis sõitsin nendega kõikidel kontsertitel kaasas ja me panime neid telke püsti ja müüsime tooteid ja panime pärast kokku tagasi, et see oli nagu minu vastutada. Okei, väga cool. Siis on mul veel siin kirjas arengutreener ja aktiivne noor täiskasvanu. Räägi natukene siis neid teemasid ka lahti, et arengutreeneri teema juurde me tuleme pärast natuke rohkem süvitsi tagasi, aga kirjelda näiteks enda sellist tavapärast päeva praegu. See on hästi huvitav küsimus, sest minu elu ei ole väga rutiinne. Ütleme nii, et ma olen alati püüdnud elada oma elu selliseks, et see oleks põnev, et ma päriselt naudiksin oma elu ja kus ükski päev ei ole tegelikult täiesti ühesugune. Et kui ma mõtlen tagasi põhikoolile või gümnaasiumile, siis muidugi väga oluline aspekt seal on see kool. See on see, mis tegelikult paneb kogu sinu elu paika esialgu. Et mis sa ise sinna juurde teed, kas sa käid huvikoolis, muusikakoolis, teed sporti, mis iganes, see on see, millega sa saad kujundada oma elu põnevamaks, on ju. Minu jaoks oligi see õpilasesinduste liit ja nii edasi. Aga tänasel päeval ma olen kohas, kus
mul on hästi palju vabadust, et ma töötan Jalmar ja Sandra Vabarnaga, ma töötasin Red Attackiga, nagu siis ju ütlesid, ma teen seda arengutreeneri asja ja see tähendab seda, et mul on vabadus selle üle, millal ma töötan, mul on vabadus selle üle, kus ma töötan ja ma saan hästi palju kontrollida, seega täna, kui sa kutsusid mind siia podcasti, et reede hommikul kell 10, ma olin nagu okei, teeme, on ju, et ma saan ise kohandada, eile oli näiteks päev, kus ma alustasin hommikul ühe intervjuuga ühele ajakirjale, siis ma lindistasin oma sõbrannaga podcasti, siis ma tegin arvutis tööd, siis ma käisin jõuluoste tegemas ja siis õhtul ma veetsin aega iseendaga, on ju. Ja täna on jällegi see, kus ma tulen siin podcasti lindistama, siis ma lähen trummidesse ja siis õhtul ma saan sõpradega kokku. Et see on hästi, ma ütleks, mu elu on hästi mitmekülgne selle koha pealt, ma olen suutnud ta selliseks elada. Okei, kohe varsti tuleme selle juurde ka tagasi, et kuidas sa kõike seda, mida sa just siin ühe lause sisse, paari lause sisse kirjeldasid, ära jõuad teha ja kuidas sa enda aega sätid. Aga lähme korraks nagu ajas tagasi ka, et kui sa kirjeldasid praegu enda tavapärast päeva, et siis milline oli Killu, ma ei tea, 14, 15, 16 aastasena seal varateismeas või hilisteismeas, et kuidas sa kirjeldaksid ennast? Super küsimus, sellepärast, et kui ma peaksin kirjeldama Killut, kes oli 14 ja Killut, kes oli 16, siis see on juba 2 totaalselt erinevat inimest. Ja täiesti. Et seal põhikooli alguse poole ma olin tegelikult ülimalt tagasihoidlik inimene, tõesti hästi selline natuke nii-öelda hall hiireke, hoidsin endasse, et ma olin küll koolis, ütleme nii-öelda eeskujulik õpilane, mu hinded olid väga head, ma ikkagi olin nõus käima igasugustel olümpiaadidel ja tegin asju, aga ma kindlasti, minus ei olnud sellist enesekindlust, kui on praegu, või ikka oli sellist segadust, et kes ma tahan olla või mis ma tahan teha, et ainult see teadmine, et okei, ma tahan tubli olla. Aga ma korraks peatan sind kohe siin, miks sa arvad, et see oli? Et kas sa lihtsalt sündisid sellisena, et kindlasti mina samamoodi nagu noorena olin hästi-hästi tagasihoidlik ja alguses, et ma ikkagi mõtlesin ka, et huvitav, miks ma olen või huvitav, miks ma ei ole nii julged kui teised, et kas sa mõtlesid selle üle või miks sa arvad, miks see nii oli? Ma arvan, et tol hetkel ma ei mõelnud selle üle, see on ilmselt hiljem kõik tulnud minuni, et siuke analüüs, et okei, aga miks ma olen selline, nagu ma olen. Ma olen hästi seda usku, et tegelikult väga paljud asjad meie elus, sealhulgas ebakindlused ja tagasihoidlikkus ja enesekindlus, need ei ole sünnist tulnud. Need on kõik see, kuidas meie keskkond on meid mõjutanud, mis on meie lapsepõlve kogemused olnud, kuidas me oleme perega läbi saanud, kuidas meie sõpradega suhtlus on olnud, et kui me sünnime, kõik beebid on nii rõõmsad, nii hetkes, nii nagu, jah, mõni on vaiksem, mõni on lärmakam, aga tegelikult me ei mõtle sellele, et kas ma nüüd peaks olema selline või mida teised arvavad, kui ma seda teen. Me lihtsalt oleme nii väga hetkes ja siis, kui me hakkame elus neid kogemusi läbi tegema, siis kuidagi sealt meile süvendatakse seda, et aga mõtle sellele või mõtle sellele ja me hakkame kuidagi üle mõtlema oma enda peas. Ja see on hästi tõsi, aga mine siis edasi, et kuna see julgus tuli ja kuidas iseloomust edasi ennast? Ma arvan, et minu jaoks taaskord kõige olulisem asi, mis aitas mul tol hetkel üldse enesekindlust kasvatada, oli õpilasesindus. Ma läksin sinna, ma õppisin Ülenurme gümnaasiumis ja 9. klassis ma tahtsin nii jubedalt minna õpilasesindusse, aga siis meil oli veel selline reegel, et gümnaasiumõpilased on ainult õpilasesinduses ja ma olin kuidagi nii närviline ja selle vastu ja ma olin nagu mingi, aga ma tahaks ka, miks mina ei saa, on ju. Ja siis neid reegleid hakati seal ümber tegema ja siis sain mina ka õpilasesindusse minna. Ja meil oli täiega äge president Aron Anti ja tema kutsus mind minu esimesele õpilasliidu üritusele ja ma läksin, ma kartsin, mu kõhust keeras, sest siis ma olin ikka veel see, et kes olen mina, et ma siin olen, kes olen mina, et ma vaatan nendele üliägedatele inimestele otsa, kes teevad oma elus nii palju ja nii asjalikud. Aga sealt ma leidsin selle esimese grupi, kes oli ka esimest korda, me saime omavahel sõpradeks, me leidsime selle sideme, ma sain õpilasesinduses hakata asjatama, ma tundsin, et päriselt minu sõna loeb, ma saan kuidagi panustada siin ja ma tundsin ennast hästi turvaliselt selles keskkonnas, sest ma olin ümbritsetud sõpradest, kes tahtsid ka mingit positiivset muutust luua ja ma arvan, et niimoodi sammu haaval kõik see hakkas nagu kasvama, et muidugi ei saa öelda, et ma kohe ütlesin, nii, nüüd me teeme niimoodi, nüüd hakkab kõik nii olema, aga pigem see on nagu hästi tasapisi tulnud. Ja, okei. Aga räägime veel mingitest rollidest, mida sa kandnud oled, sest et kuigi me oleme juba nagu palju rääkinud, siis ma arvan, et sa ei ole nagu pooltki ära kandnud seda, et mis rolle sa
täitnud oled, et rääkisime õpilasesindusest, on ju, sellest, et sa tegelesid bändide merch'iga, arengutreener, on ju, mis rollid sul veel on olnud, Startup Day'ga, ma tean, olid seotud kuidagi, on ju? Jaa, ma proovin nüüd minna timeline'i pidi, siis mul on endal ka peas. Ma olin õpilasesinduses niisama liige, ma olin õpilasesinduses president, siis õpilasesinduste liidus ma olin alguses liikmete valdkonna liige, siis ma olin juhatuse liige seal, juhatuse aseesimees, siis ma olen töötanud Tartus Käes kohvikus teenindajana, ma olen olnud Hector Cafe's ja kui keegi mäletab, Tartus oli selline tore koht nagu Forest, siis ma olin seal klienditeenindaja, seal ma sain lausa ametikõrgendust ja siis ma sain nii-öelda kontorisse edasi liikuda, kus ma olin nii-öelda kogukonnajuht. See roll ei olnud mul küll kaua aega, sest ma läksin Budapesti õppima, aga seda ma ei teadnudki. Okay. Ja ma käisin Erasmusega pool aastat Ungaris õppimas, väga äge kogemus. Mis sa õppisid seal? Ma õppisin ülikoolis kultuurikorraldust ja siis ma käisin nagu vahetusüliõpilasena lihtsalt Ungaris. Väga lahe, okei. Ja nii, mis rolle veel? Eelmisel sügisel kandideerisin Jalmar Vabarna assistendiks, nii et temaga töötan koos, siis sealt paar kuud edasi Sandra oli nagu, Killu, kuule, mul oleks ka tuge vaja, kas tahaksid mulle ka assistendiks tulla? Ma olin nagu, muidugi, jaa, laseme käia. Siis sealt edasi nad pakkusidki mulle seda merch'i kohta, on ju, ja tegelikult nad pakkusid mulle ka oma sotsiaalmeedia haldaja kohta, aga siis ma juba tundsin, et natuke liiga palju asju on, et ma ei võtnud seda kohta vastu. Siis nagu sa mainisid Startup Day'l, ma olin kõrvalürituste juht ja ütleme, selliseid vabatahtlikke projekte on nagu veel siin edasi-tagasi aeg-ajalt olnud, kui ma Viljandis veel õppisin, mingi tudengite teatripäevad, täitsa lõpp, ma isegi ei mäleta praegu. Ma räägin, neid projekte on selles mõttes jooksvalt hästi palju olnud. Okei, mul tekib nii palju küsimusi korraga nagu, aga üks oluline asi, millest ma tahaks rääkida, on see, et praegu, kui sa juba saad nagu mingite tegevuste eest, mida sa armastad, palka, et kui suur osa on nagu vabatahtlikul tööl sinu elus praegu? Nüüd aasta alguses mul oligi veel Startup Day ja mul oli see meie oma podcast, mida me hakkasime nüüd kevadel tegema, et need olid sellised vabatahtlikud rollid ja mul on õnnestunud elada oma elu selliseks, et praegu tõesti selle arengutreeneri rolli eest ma saan palka, oma assistendi rollidest ma saan palka, Trädetakiga ma sain palka, et hetkel mul ühte sellist vabatahtlikku rolli nagu ei olegi, välja arvatud siis meie enda podcast, mida me teeme nii-öelda omast ajast lihtsalt heast tahtest ja mis meil endal on ka hästi suur kasvuprojekt. Aga praegu hetkel ma tunnen, et mul on käed nii täis, et ma ei jõuaks siia sellist vabatahtlikku asju juurde võtta, aga kuna see panustamine, see missioonitunne minu jaoks väga oluline, siis ma tean, et see tuleb ühel hetkel tagasi mu juurde. Okei, aga räägi lähemalt enda podcastist, ma saan aru, mingi sõbrannaga teete seda, on ju, et mis teemadel ja nii edasi? Jaa, selle podcast nimi on Killi podcast ja see tuleb sellest, et minu nimi Killu ja minu parim sõbranna, kellega ma tutvusingi Viljandis ülikoolis, tema nimi on Kelly ja see on lihtsalt meie nimed kokku panduna. Me brainstormisime nii kaua, mis see nimi võiks olla ja see on parim, mis me tulime välja. Okay. Aga see podcast on selline vestlus meie kahe vahel teemadel, mis on meie jaoks olulised. Et kuna me mõlemad oleme väga enesearengule pühendunud ja sellisele teadlikule eluviisile keskendunud, siis me mõtlesime, et miks mitte jagada meie mõtteid ka teistega. Et me ei ole siin, et kedagi õpetada, et öelda kellelegi, kuidas nad peavad elama, aga pigem lihtsalt ise selles kõiges sees olles lahendada lahti seda, et mis elu tegelikult on, mis on need asjad, mis meie elu muudavad. Näiteks me oleme rääkinud seal piiride seadmisest või suhtest iseendaga, sellistest olulistest aspektidest, mis nagu kogu elu meid tegelikult saadavad ja just kui ma vaatan Eesti podcasti skeenet, siis mulle tundub, et siin on väga palju keskealisi ja selliseid inimesi, kes juba on jõudnud oma eluga kuskile ja ma tunnen, et palju lihtsam on neid punkte tagantjärele ühendada, et kunagi ma tegin seda, need aitasid mul jõuda siia, kus ma praegu olen, aga meie eesmärk ongi pakkuda juba selles kõiges sees olles nagu seda ühist rännakut, et me ei ütle, mis juhtus, mis töötas, mida peaks tegema, aga me siis räägime sellest, kuidas meie õpime ja kutsume teisi sellele teekonnale kaasa. See on väga huvitav, et sa seda mainisid, sest et ma tahakski sult küsida, et just selle punktide ühendamise kohta, et kui sa praegu tegelikult oled alles sellel rännakul, nagu kui vana sa oled? Ma olen 22. 22, et tegelikult mina olen 20, et me oleme päris noored ju, et ma paluks sul praegu teha seda punktide ühendamist, et milliseid mitteteadlikke või ka teadlikke samme sa oled teinud nagu enda varasemas eas, mis sa nüüd nagu märkad, mis on sind aidanud nagu praeguses elus jõuda sinna, kus sa praegu oled? See
ütleme nii, et paljud inimesed räägivad, et nad hakkasid oma elu muutma siis, kui neil oli tohutu läbipõlemine, kui, ma ei tea, keegi lähedane suri ära või nad kaotasid töö või kukkusid koolist välja või abikaasa jättis maha, aga mul on see kõik tulnud hästi nagu loogiliselt. Et nagu ma ütlesin, põhikooli alguses siuke 14-aastane või siuke õpilasesindus, mis aitas mul tegelikult väga palju juba kasvatada seda julgust ja gümnaasiumis ma tunnen, et ma olin nagu valmis selleks, et võtta rohkem neid juhtivaid rolle. Et alguses muidugi ma alustasin nii-öelda meeskonna liikmena, on ju, et sealt nagu kasvatab seda teadmist ja ma võtsingi väga konkreetselt ühe valdkonna nagu õpilasesindus oli see asi, mis mind kuidagi sütitas, pani põlema ja see oli see üks turvaline keskkond, kus ma sain areneda. Et ma alustasingi sellest, et ma olin nii-öelda meeskonna liige, sa õpid, saad aru, kuidas süsteemid töötavad, sellest rohkem julged vastutust võtta, saad aru, siis ma sain aru, et okei, aga mulle sobivad juhtivad rollid täiega. Mulle väga meeldibki olla see, nagu sa enne ütlesid selle akna intsidendiga, et ma suutsin rahulikuks jääda ja kuidagi teisi ka sellega rahustada. Et ma sain aru, et see ongi minu selline anne või kingitus, mida ma saaksin jagada inimestega ja see on oskus, mida ma saaksin arendada iseendas. See on jällegi hästi huvitav, et kuidas sa ütlesid, et sa võib-olla meeskonna mängijana on ju, oleksid ka olnud nagu pea laiali otsas, aga kui sa oled juhtivas rollis, et siis sul tulid nagu teised paremad omadused esile, et sa jäid rahulikuks, et miks sa tunned, et sulle meeldib rohkem juht olla, et kas see ongi seetõttu, et siis sa oled nagu enda parem versioon või miks sulle nagu juht meeldib olla? Ma ütleks, et siis, kui ma olen meeskonnaliige, ma ikkagi üldiselt üritan vähemalt külma närvi säilitada, aga tõesti see juhina, see vastutus, see positiivne entusiasm või see teadmine, et ma saan sütitada või inspireerida neid inimesi enda ümber. Mulle väga meeldib õpetada, mitte see, et ma ütlen sulle nüüd, mida sa pead tegema, aga see, et ma aitan sul nagu jõuda ise selle selgusele. Seda ma saan pärast selle arengutreeni osa juures ka rääkida, sest see on väga tähtis osa sellest kõigest. Aga lihtsalt see teadmine, et ma saan olla toeks selles kasvuprotsessis nendele inimestele, kes on minu ümber, see on minu jaoks hästi inspireeriv ja selline, et ma ise tahan selles väga hea olla ja mina ise õpin selle kaudu ka. Kes see vastab su küsimusele? Jaa, väga hästi, sa vastad väga hästi mu küsimustele ja mul tekib nüüd nii palju veel, see on uskumatu, aga üks asi, mis enne mainisid, oli see, et sa töötasid teenindajana ja kuna tegemist on Noorteakna podcastiga, mida kuulavad võib-olla paljud noored, kes alustavadki teeninduskohast ja mina samamoodi, ja mul on nagu oma arvamus selle kohta, et see on väga vajalik, et kõik inimesed teeksid taolist tööd nagu vähemalt ühe korra elus ära, et see kasvatab nii väga seda empaatiat ja kuidagi jah, aga mis sa näed, nagu mis on selle töö positiivsed küljed, et mis on samamoodi sind nagu arendanud? Ma olen nii nõus, ma ühest küljest täiega tahaksin, et kõik inimesed siin maailmas peaksid vähemalt paar kuud teenindajatööd tegema, et nad saaksid aru, kui raske see tegelikult on ja kui õpetlik see on, aga samal ajal ma arvan, et kõigis meis ei olegi neid oskuseid, et olla teenindaja. Nagu sa ütlesid, see nõuab väga tugevat empaatiavõimet, see nõuab väga kiiret mõtlemist, ma ütleksin, ja see aitab arendada ka kõiki neid oskuseid. Et kui ma läksin esimest korda teenindajaks sinna kohvikusse, see, et ma pean õppima need tooted selgeks, et ma pean teadma, kuidas ma ei tea kohvi tehakse, et ma pean teadma, mis selles retseptis sees on, et ma pean julgema inimestega suhelda ja neile selgitada, või siis kui tulebki selline klient, kes arvab, see on hullult ennast täis, arvab, et temal on õigus, kuidas ma saan jääda selles olukorras rahulikuks, kuidas ma saan talle selgeks teha ja samal ajal see kasvatab taaskord seda enesekindlust, et tegelikult tal ei ole õigus minuga nii käituda, et okei, ta võib olla rahulolematu, aga seda saab alati viisakalt väljendada, see viisakus, see on mulle, nagu kogu klienditeenindus on mulle nii väga õpetanud viisakust, et nii teenindajate vastu kui klientide vastu. Et ma mäletan ühte olukorda, kui ma olin seal kohvikus ja mul oli üks vene perekond, mees, naine, nende väike laps ja nad tellisid naisele vist mingi tuunikala salati, lapsel oli burger ja nii edasi, mul on nii selgelt see meeles ja ma lõin tellimused sisse, köögist öeldi mulle, et kõik on hästi ja mingi aja pärast 10 minutit äkki, kui ma läksin neid toite siis üles tooma, siis mehe ja lapse asjad olid valmis, aga siis tuli välja, et tuunikala ei ole. Ja ma olin nagu kutid, kuulge, et et mina saan kõik selle enda peale nüüd, on ju. Ja meil oli pood hästi lähedal sellele kohvikule ja mõtlesin, et okei, et äkki me saame kuidagi skeemida, et keegi käib poes ära ruttu, on ju. Et kuidagi niimoodi ma vist lõpuks äkki käisingi või käis keegi teine töötaja ja siis samas see ootaeg venis hästi pikaks
ja vene pere selline temperamentne. Ma läksin neile lõpuks neid toite viia, muidugi ma vabandasin ka vahepeal ja ütlesin, et läheb natuke kauem aega ja siis see mees sõimas mu näo täis, ta lihtsalt nagu lasi kõik välja endast, ta oli nii pahane, ta ütles, et kuidas te saate nii, et minu naine ja laps siin ootavad ja ma tundsin, kuidas mul lihtsalt pisarad kogunevad silmadesse, aga ma ei tahtnud kliendi ees nutma hakata, et ma ei ole nii nõrk, ma saan hakkama. Oi, mina olen hakanud küll. Ma olen ka. Aga see oli see hetk, kus ma mõtlesin, et okei, Killu, sa saad hakkama. Ja ma ütlesin talle, vabandasin mitu korda ja ühel hetkel ma sain aru, et nagu mul ei ole mitte midagi talle öelda, et tema nagu mõtet ümber kujundada ja ma lihtsalt kõndisin minema. Ta räuskas edasi ja ma lihtsalt kõndisin ära sellepärast, et ma tundsin, et targem minul selles hetkes on ennast sellest olukorrast eemaldada. Et siit ei tule mitte midagi, ma ei saa tema mõtet nagu kuidagi muuta. Ja mis on äge on see, et meil olid samal ajal seal kõrval hostelis ühed britid, kes töötasid Vanemuise teatris ehitajatena ja hästi toredad inimesed ja nad istusid seal kohvikus, jõid oma õlut ja siis tulid minu juurde, et Killu, kas ma pean lõuga andma sellele vennale, kas ma pean midagi tegema, sest ma olin nagu, et ei ole vaja, kõik on hästi. Siis ma käisin all WC-s, panin ukse 2 minutiks lukku, lihtsalt nutsin ennast välja ja hingasin, läksin tagasi ja läksin selle päevaga edasi. Aga tõesti see õpetab ise ennast palju paremini kontrollima ja teadvustama endale, et millal on tegelikult õige ka öelda ise endale, et astu minema, et sa ei ole seda väärt, sa oled palju paremat väärt. See kasvatab ego ka täiega tegelikult heas mõttes, sest et sa võtad nagu teiste eest neid kuule vastu. Et ei ole ju mõttekas hakata seal kliendiga umbes nagu semutsema sedapidi, et köögis on nagu halvasti asjad, vaata, et see ei ole minu süü, see ikkagi sinu nagu kohustus pooleldi on nagu võtta need kuulid vastu, on ju, aga see, et kuidas sellega nagu hakkama saada, et see on nagu juhi rollis minu meelest samamoodi, sa vastutad meeskonna eest või kui see aken katki läks, siis sina oled selle nägu, vaata, et mina pidutasin edasi rahulikult pallil, on ju, et see kasvatab iseloomu küll. Sa ütlesid enne, et sul on tulnud nagu loomulikult see eneseareng ja et sageli vaata inimesed peale läbipõlemist või peale mingisugust halba sündmust elus nagu võtavad käsile ja muutuvad, et kuidas sa oled nagu ennetanud seda või kuidas sa oled aega juhtinud või ma ei tea isegi, mida siin täpsemalt küsida, et kuidas sa hakkama oled saanud niimoodi nagu nende rollide juures ja ma ei tea, 2 jalaga maa peale jäänud? Ütleme nii, et mida ma just viimasel nädalal olen taibanud, on see, et mul on väga vedanud, et ma olen kasvanud üles keskkonnas ja perekonnas, kus ma ei pea muretsema selle pärast, kust tuleb järgmine toidukord või kus ma täna öösel magan, et mul tõesti on olnud kõik need võimalused nii-öelda arendada, lugeda, kasvada, et ma ei ole pidanud muretsema sellise nii-öelda elementaarse pärast ja ma olen saanud keskenduda nii-öelda iseendale ja kui ma vaatan gümnaasiumile tagasi, ma magasin 4, 5, 6 tundi öösel, ma ei söönud väga korralikult, ma olin arvutiekraanidega kindlasti palju rohkem, kui ma peaksin olema, et tõesti ma saavutasin hästi palju, ma olen väga uhke enda üle, aga see tuli ka muude asjade arvelt, et siis ma ei saa öelda, et ma oleks tollel hetkel väga tasakaalus olnud, et kindlasti ma ei tooks seda nii-öelda nagu täielikuks eeskujuks olla, nagu ma olin ideaalne. Et ka minul on olnud väga palju õppida just selle koha pealt, et hakata väärtustama und. Tõesti, nagu kui ma saaks ühe asja siit podcastist edasi anda, ühe kõige olulisema mõtte, siis see on see, et uni on nii tähtis. Kui sul ei ole und, siis sul ei ole energiat. Kui sul ei ole energiat, sa ei saa olla efektiivne, sa ei saa asju tehtud. Et me nii sageli otsime mingisugust tabletti või mingit imerohtu, mis aitaks meie immuunsüsteemi tõsta, mälu tõsta, meid targemaks teha, aga tegelikult see on täiesti tasuta, see on kõigile kättesaadav, see on magamine. Siia üks raamatu soovitas ka Matthew Walkeri Why We Sleep ehk miks me magame, seda nii eesti keeles kui inglise keeles tõesti üks õpetlikumaid raamatuid, mida ma lugenud olen. Aga tulles tagasi su küsimuse juurde, siis tõesti see on väga jooksvalt tulnud, et ühel hetkel ma saingi aru, et okei, ma peaks justkui rohkem magama, sellepärast et siis ma jõuan päriselt rohkem, et ma olin hästi väsinud väga sageli, et sa tormad ringi ja siis sa ei tunne seda väsimust, aga õhtul kuidagi vajud kõmdi ära, et ei ole mingit ootamist seal. Ja samamoodi hommikusööki ma näiteks ei söönud väga korralikult, haarad mingi kohukese kapist kaasa või võtad mingi kiired krõbinad kuskilt sisse ja siis koolis oli see, et kõht läks tühjaks, ma ootasin tegelikult väga alati söögivahetundi ja siis samal ajal on pikk päev ja siis tuleb veel õpilasesindus ja siis õhtul hilja lähed sööd kodus veel midagi ja siis tekib see koht, kus sa oled väsinud, tahaks hullult näksida ja sööd täiega üle, vähemalt mina hullult tegin seda. Aga jah, jooksvalt ma sain nagu lugedes ja vaadates inimesi enda ümber, ma
minu jaoks hästi tähtis on ümbritseda ennast inimestega, kes mind inspireerivad või kuidagi õpetavad, et ma usun, et me kõik oleme nii-öelda oma 5 lähedasema inimese keskmine, ehk siis väga oluline on see, kes on meie ümber ja noh, Foresti kaudu ja nende töökohtade kaudu ja ma olen väga valiv oma sõprade suhtes, et need oleksid inimesed, kellega meil on sarnased väärtused ja nendelt ma olen hästi palju õppinud ja tekkinudki see tunne, et okei, aga ma tahan ka parem olla, kuidas ma saaksin elada paremat elu ja sealt jooksvalt ülikooli kaudu ongi see tulnud, et ma sain ise endale süüa teha, ma sain ise oma aega rohkem planeerida, ma tõesti võtsin magamiseks rohkem aega, et kuigi see mingites hetkedes on tundunud ebarealistlikult raske, sest appi mu graafik on täis, mul on kalendris kogu aeg midagi, kust ma leian seda aega. Ja siis ma saingi aru, et okei, võib-olla ma pean mingitele asjadele ei hakkama ütlema. Võib-olla ma pean tasakaalustama elu. See on võlukunst, see ei ütlemine, see tuleb ikka päris raskelt. Aga lähme natukene selle jutuga siis sinna poole juba, kuigi ma mõtlesin seda pisut hiljem teha, aga ma arvan, et see sobiks siia küll, et esiteks, kes on arengutreener? See on Eestis nagu nii võõras tema. Ja kuidas need sammud siis sind sinna juhatasid, et kuidas sa hakkasid selleks? Kuidas sa selle töökoha leidsid, nagu räägi kõike? Räägin kõike vabalt. See on nii põnev seiklus olnud minu jaoks, hästi ka uus asi tegelikult. Arengutreener, ehk siis inglise keeles coach või coaching, see on tõesti Eestis väga uus asi, ma tunnen, et see on tohutult lapse kingades veel, aga USA's see vastus on väga, väga trendikas ja väga populaarne. Et me oleme harjunud sellega, et meil on psühholoogid, kes tegelevadki su väga sügavate sisemiste probleemidega või vaatavad lapsepõlve tagasi. Meil on mentorid, kes räägivad oma kogemusest, nii-öelda õpetavad sind ja meil on õpetajad siis koolis, on ju. Aga arengutreener on keegi, kes aitab sulle kasvada hinnanguvabas keskkonnas, aga ta ei ütle sulle kunagi mida teha. Et ta on see inimene, kes oskab küsimuste kaudu sind suunata. Et näiteks kui sa tunned, et sul olekski selgust vaja, sa ei tea täpselt, kus sa oled, mida sa teha tahad, siis see on see inimene, kes aitab sul selle selgusele jõuda või kes aitab sul, ma ei tea, tõsta siis seda energiataset või efektiivsustaset, et neid valdkondi, kus arengutreenerid tegutsevad, on hästi palju erinevaid. On neid, kes tegelevadki tervisega ja fitnessiga, on neid, kes tegutsevad selgusega, kes tegelevad noortega või hoopis vanadega, on ju. Et hästi palju erinevaid valdkondi. Mida mina tunnen praegu, ma tunnen hästi tugevat tõmmet just noorte poole. Okay. Et nagu me siis oled õiges kohast. Ja. Et nagu ka me praegu räägime, siis ma vaatan tagasi sellele, kus ma olen olnud ja et kui ma oleks siis teadnud neid asju, mis ma praegu tean, on ju. Ja kui mul vähegi oleks võimalust nii-öelda anda seda praegust teadmist edasi neile, kes nagu tahavad seda, kes on valmis seda vastu võtma, siis võtke, nagu ma ainult ma ainult teeks seda. Aga arengutreeneriks ma olen jälginud paari USA coachi juba mõned aastad sotsiaalmeedias ja see ei ole kunagi tundunud asi, et mina peaksin seda nüüd tegema, et see on kuidagi hästi kauge olnud, aga samas nüüd eelmisel kevadel just ma sain aru, et okei, aga millega ma tahan, et mu tulevikuamet oleks seotud ja ma leidsin 2 põhilist asja, et esiteks see peab olema seotud inimestega, seal peab olema kontakti, seda intiimsust, seda suhtlemist ja teiseks see peab maailma mingisuguse positiivse mõlgi jätma, ma pean mingi märke endast maha, et ma tegema mingigi positiivse muutuse siin maailmas. Ja samal ajal minu kõrval ma olin, Vabarnatega koos töötasin, nagu ma ütlesin, ja Sandra Vabarna tegi ka enda arengutreeneri pabereid, siis küll natuke teises valdkonnas, aga see tundus kõik nii põnev ja huvitav ja mõtlesin, et ma pean ka seda proovima. Nii et sa saad Eestis pabereid teha selleks või? Mina ei teinud Eestis. Mina tegin ühes USA instituudis ühe kursuse läbi, aga Eestis ma tean, et sa saad Estonian Business Schoolis teha, aga see on vist selline rohkem nagu meeskondade juhtimise coachingu stiil, et Eestis ma üldse tunnen, et sellist personaalset lähenemist nii palju veel ei ole, et hästi palju keskendutaksegi meeskondade juhtimisele või meeskonna dünaamikale kogu selle coachinguga, aga mind paelub just see hästi üks ühele töö või selline personaalne eneseabi. Igatahes ma tegin need paberid ära ja alguses ma olin nagu, et okei, aga mis nüüd edasi või et kuidas ma nüüd nagu tööle hakkaks päriselt selle kõigega. Ja siis Sandra pakkus mulle, et kuna tal olid sellised 3-kuused kursused gruppidega, ta ütles, et ta enam nagu ei taha üksini väga teha seda, et kas ma tahaks temaga koos seda programmi läbi viia. Ma olin nagu halleluuja, palun ja hakkame kohe pihta, et see on super hea platvorm olnud mulle, et ma ühest küljest tahaks öelda, et mul on hästi vedanud, et ma olen siia jõudnud ja kindlasti siin on palju õnne mängus, aga samal ajal ma ütleks, et palju ongi väga julgeid otsuseid, et ma üldse tegin need paberid endale, et ma ütlesin talle ja et ma üldse kandideerisin nende juurde tööle, et see on tegelikult kõik nagu väga pikk protsess olnud ja see ei ole üleöö tulnud.
ja siis suvel me Sandraga valmistasimegi ette selleks kursuseks, ma sain esimest korda elus teha nii-öelda müügikõnesid või värbamiskõnesid või kuidas iganes neid kutsuda. Ma olin nii närvis, ma mäletan, läksin esimesele kõnele, mul oli selline tunne, et ma ropsin kohe, mul kõhus keeras, mul oli nii halb, ma vaatasin seda Zoomi akent ja ootasin, kuni see inimene siin ilmus, mõtlesin, et appi, ma ei saa nüüd ära ka minna enam. Aga kas sa räägid sellest samast Asi on minus projektist, kuhu ta sind kaasas või see on? See on nüüd uus projekt, millest ma praegu räägin, see on Harju ära, see oli selline kolmekuune programm, mis meil tegelikult just novembri lõpus lõppes. Et see oli selline, meil oli 12 inimesega grupp ja see oli selline natuke intensiivsem, konkreetsem, lühem programm. Aga nüüd, mille kohta sina küsisid, Asi on minus, see on nüüd järgmise aasta programm, ehk siis see on kogu 2022 aasta kestev programm naistele, see on siis 12 kuud ja igas kuus meil on erinev teema, millele keskendume. Eks me alustame selgusest, et kuidas seada eesmärke, kes ma üldse olla tahan, me liigume edasi teemadega nagu energia, efektiivsus, julgus, me õpime puhkama täiesti eraldi kuul ja meil on 12 väga-väga ägedat Eesti naist, kes räägivad oma kogemusest, näiteks Kristel Kruustükk, Evelin Võigemast, Tiina Saar-Veelmaa, ühesõnaga väga sellised ägedad naised, kel on oma lugu jagada, kellelt on kindlasti midagi õppida. Ja seda programmi ma teengi nüüd Sandra Vabarna ja Sandra Rajuga koos. Aga kes sinna kursusele osalema on oodatud, kui vanalt ja kuidas ennast tundma peab, et sulle oleks kasu sellest kursusest? Sellel kursusel ei ole otseselt vanusepiirangud. Ma kujutan täiesti ette, et mõni selle podcasti kuulajatest, kui ta tunneb, et see teda kõnetab, võiks vabalt sellest kõigest osa võtta. Et kuna me tegeleme, see on naistele, kahjuks noormehed ei saa tulla seekord. Jaa. Aga järgmine kord äkki, kes teab. Ühesõnaga, et meil ei ole konkreetset vanusepiirangut. Nagu ma ütlesin, et meie põhisihtgrupp praegu vaadates on siuke 25–45 on ju. Et samas minu kohta on hästi palju öeldud, et aga sa oled nii noor, kuidas sa juba tead seda kõike või kuidas sa juba teed seda kõike on ju. Ja samas on see, et kui on inimesed piisavalt vanad, siis nad ütlevad, et mis ma enam ikka või et kuidas ma enam alustan. Et see on ka nii-öelda kast, millest ma tahaks hästi välja murda, et tõesti, isegi kui sa oled 16 ja sa tunned, et sa tahad iseendasse panustada, siis lase käia, mitte kunagi sa ei ole liiga noor, et seda teha ja samal ajal, kui sa oled 50, 60, 70, mitte kunagi sa ei ole liiga vana, et seda kõike teha. Seega vanusepiirangut meil tõesti ei ole. Ja see on hästi loogiline tegelikult, et te teete esialgu naistele, et nii palju kui mina olen kogenud üldse nagu mingit kuju arengutreenerist on ju, või on olnud mingid meeskonnakoolitused või mis iganes, et see on alati mees olnud seal ees nagu, et palju võib-olla tõhusam on kuulata naist, kui sa oled naine, et kuidagi siuke samastumine tekib. Ja. Ma tuleks korra su küsimuse juurde veel tagasi, kuna sa küsid, kuidas ma peaksin tundma ennast, et tulla sinna kursusele, siis kui ma vaatan neid inimesi, kes on juba liitunud ja kes on öelnud, miks nad on liitunud, siis seal on neid, kes tunnevad, et nad ei tea täpselt, mida nad elus tahavad, mis ma kujutan, noorte puhul on ka üks väga oluline küsimus, mis ka minul oli, et aga mida ma tegelikult teha tahan või kuidas ma sinnani jõuan või mis kõik nagu päriselt minu jaoks nagu okei on. Või siis teine osa see julguse teema, et kas ma ei julge mingeid samme võtta, ma kardan, mida teised arvavad või ma kardan läbi kukkuda. Et need on sellised hästi olulised 2 aspekti, miks inimesed tulevad sellistele kursustele, et tegeleda nende probleemidega, nende ebakindlustega ja saada sellest kas siis selgust või julgust juurde. Ja kui sa ise ei oleks nüüd selle projektiga seotud, kas sa võtaksid osa ikkagi või? Ja 100%. Mult küsiti seda Instagramis ka, et kas sa oleksid soovitanud Killule 2 aastat tagasi seda kursust. Ja ma olen nii kindel, et jaa, sest praegu mul on see tõesti see super eelis, et ma saan olla aasta aega kõige selle sees, ma saan suhelda nende kõigiga, ma saan osalejatega rääkida ja kui ma kujutan ette, et ma oleks 2 aastat tagasi vaadanud sellist kursust, võib-olla ma oleks hirmuga vaadanud, et ma ei tea, kas see on minu jaoks või kas ma julgeksin seda teha, aga kui ma mõtlen sellele sisule, mis me oleme kokku pannud ja kui palju väärtust ja nippe ja praktilisi mõtteid seal tegelikult on ja kui soe see keskkond on, sest meie suur eesmärk on lihtsalt see, et sa tunneksid ennast turvaliselt, sest ainult siis me suudame kasvada, muidu me tõmbame lukku ennast. Et see on täiesti võrratu ja ma olen ise nii uhke selle üle, mida me teeme ja ma arvan, sellepärast mul on ka nii hea rääkida sellest nii avatult, et ma tõesti usun sellesse ja ma kindlasti oleksin soovitanud endal aasta tagasi või 2 aastat tagasi või isegi
isegi 3 aastat tagasi sellest kõigest osa võtta. Okei, väga lahe. Tõmbame natukene otsi kokku, ühesõnaga kõik naised, oled sa siis väga nii-öelda lost või juba arvad, et kõik on korras elus, et kõik on oodatud ja kõigil on kasu? Jaa, sest ma mõtlengi, et vahel meile tundub, et aga mul on elus kõik justkui paigas, kõik on nagu hästi, aga samas, ma ei tea, nagu tunne ei ole õige või tahaks midagi enamat. Et ka siis tegelikult see on ju pidev protsess, me ei saa inimestena kunagi valmis. Ka mina olen väga rahul sellega, kus ma olen, aga ma tean, et mul on veel nii palju kasvada ja õppida ja uusi asju, mida kogeda, et tuleb ainult uksed lahti hoida iseenda jaoks. Okei, ja veel lõppu siia seda ka, et sina kui arengutreener ju tegutsed üksinda ka, ma saan aru, personaalsete inimestega, et kuidas sinuga ühendust saab ja keda sina ootad enda kliendiks? Kliendiks, jaa. Tõesti, erakliente ma veel ei ole võtnud vastu, et see on mul kindlasti plaan 2022, see on üks eesmärkidest, mis mul on kirjas, aga kõige lihtsam minuga ühendust saab Instagramis, et Killu Kolsar, ma usun, et saate linkida ka kuskile siia kõrvale selle, et Instagramis saab mind kätte, kui tahte, siis Facebookis ma vastan täpselt sama nime all ja tõesti, isegi kui ei taha kliendiks tulla, aga lihtsalt tahaks nõu küsida või tahaks natuke jutustada või tahaks endale sellist positiivset või eeskuju nagu kõrvale, siis ma nii hea meelega oleks toeks selles protsessis ja kas või jutustaks niisama. Okei, aitäh sulle nii palju, et sa tulid minuga siia täna jutustama. Ma natukene informeerin siis selliseid noortekeskuse teemasid siia ka, et nii Lille Ilmatsalu kui ka Anne noortekeskuses toimuvad põnevad jõulutegevused ja et Instagramist või siis Tartu Noorsootöökeskuse Facebooki lehel saab rohkem infi. Nii et kõik, kes veel olenevalt siis, millal see podcast meil üles läheb, et kui läheb enne või peale jõule, et kui veel midagi toimub, siis Facebookist ja Instagramis saate infi. Ja jälgige siis Killut ka ja vaatame siis... Ja, muidugi. Ja vaatame siis, kes meile järgmine kord külaliseks tuleb, jätame selle üllatuseks, aga aitäh veel kord ja aitäh kuulajatele kuulamast ka. Aitäh!